ma pean tunnistama, et ma olen pigem kurb täna. Ma ei tea, kui palju see minu sellest häälest ja olekust ja jutustki täna välja paistab, aga ma olen veetnud päris suure osa tänasest päevast siiamaani kuulates Ozzy Osbourne'i muusikat, tema siukseid võib-olla mitte tema kõige suuremaid laule, aga võib-olla minu jaoks kõige sellisemaid olulisemaid laule ja võib-olla ka selliseid melanhoolsemaid, rohkem tagasivaatavaid laule, sest meie salvestamise päeval, milleks on 23. juuli, siis eilse seisuga Ozzy Osbourne suri 76-aastaselt ja see on mind rohkem mõjutanud, kui ma arvasin. Sellepärast, et inimesed ikka elavad oma elu ju ära ja ei saaks öelda, et Ozzy Osbourne suri traagiliselt noorelt või kuidagi nagu ei jõudnud saavutada neid asju, mida ta soovis saavutada ja ma olen täna kuulanud ka väga palju selliseid tagasivaatavaid laule, kus Ozzy räägib oma elust ja mõtetest ja tehtust ja kahetsemistest ja kõigest muust ja ilmselgelt on ta püüdnud publikuga hüvasti jätta juba päris kaua aega. Ja ikkagi ju erinevaid selliseid muusikuid ja tähtsaid, või mitte ainult muusikuid, vaid üldse tähtsaid inimesi elus kaob ja näiteks hiljuti suri ka Beach Boysi üks tähtsamaid liikmeid Brian Wilson, kes ma võib-olla isegi arvaks, et selliselt muusikaliselt oli mulle võib-olla tähtsam nagu inspiratsiooniallikas kui Ozzy, aga ma pean nagu tunnistama, et Ozzy on olnud enam-vähem lapsepõlvest saati kuidagi mu elu soundtracki juures. Ehk siis nagu täpselt nii kaua, kui ma üldse vähegi mäletan, olen ma elus kuulanud Black Sabbathi ja Ozzy muusikat. Ja ma vaatasin teismepõlves tema perekonnast rääkivat sarja The Osbournes. Ja ma olen talle kaasa palju elanud, mõelnud temast, rääkinud temast inimestele, laulnud tema laule ja käinud ka ühel tema kontserdil, kui ta Tallinnas käis. Ja seetõttu võib-olla see nagu tunne on selline kurb täna. Ma ei tea, kas sul on, kas sind mõjutas Ozzy surm mingil viisil? Ozzy Osbourne'i surm mind ei mõjutanud emotsionaalsel tasandil, sest et ma pole kunagi olnud tema kuulaja, aga ma näen, et mind ümbritsevatele inimestele on ta olnud meeletult oluline ja seetõttu ma ikkagi istun samamoodi selles kurbuses, see on nagu siuke second hand kurbus, et see kurbus, mida mind ümbritsevad inimesed tunnevad, see jõuab ka minuni. Ja ma pean tunnistama, et minu kokkupuude Osbourne'iga ja üldse Osbourne'ide perekonnaga piirdub selle sama tõsielusarjaga, millele sa viitasid, mis oli siis nullindate alguses üks reality TV selliseid alustekste, et sellele eelnes The Real World, mille MTV käivitas, kus siis noored ja vallalised elasid kõik ühes majas koos ja armusid ja tülitsesid ja nii edasi. Ja peidetud kaamerad siis jälgisid neid 24/7. Ja siis The Osbournes oli just nagu teine selline oluline teetähis reality TV arenguloos. Sealt edasi hakkas tulema hästi palju kloone ja samalaadseid selliseid reality TV showsid ja hakkaski tunduma, et mitte midagi muud rahvas ei tahagi enam näha, et kõigile meeldib nagu näha päris elu. Kuna Kissi bassimängija Gene Simmons pole vist kunagi ühelegi raha tšekile ei öelnud, siis ka tema tegi oma perekonna, Rocki perekonna saate Gene Simmons Family Jewels, mida ma ka vaatasin, mis ei olnud nii hea kui Osbourne'il. No vähesed asjad olid nii head kui The Osbournes, see oli väga lahe show. Ma ei tea, kas see mulle täna tunduks lahe, aga 20 või 25 aastat tagasi see tundus mulle väga-väga paeluv. Ja nende perekond tundus äärmiselt pöörane ja seda oli huvitav vaadata, sest see oli nii teistsugune elu võrreldes selle eluga, mida mina ja mu sõbrad siin Ida-Euroopas elasid. Ja loomulikult ma olen ka Black Sabbathi mõjudest kuulnud teistelt muusikutelt
nii bändidelt, mida ma ise olen läbi elu fännanud, kui ka ma ei tea, inimestelt, kes on kirjutanud muusikast, näiteks kas või Mihkel Raud on ju palju rääkinud sellest, kui suurt rolli on mänginud Black Sabbath ja Ozzy Osbourne tema elus ja tema muusikalises kujunemises. Et noh, see on kindlasti mingisugune selline suur lein, mis nüüd lainena üle mitte ainult muusikamaailma, vaid noh, üleüldse nagu, ma ei tea, üle maailma kuidagi käib või rullub, sest et lahkunud on üks meie ajastu kangelane, võib-olla nii öelda, või noh, nii see kõlab imelikult võib-olla, aga ta kindlasti muutis maailma mingisugusel väga tajutaval ja suurel moel. Ja nüüd, kui ta on lahkunud, et küll me siis veel hakkame kuulma kõiki neid tribuute ja kokkuvõtteid sellest, mida ta päriselt tähendas nii paljudele inimestele. Ma arvan, et see mõju, mis oli kõigepealt Black Sabbathil, aga üldse Ozzy karjääril ja elul, sest Ozzy oli Black Sabbathis oma karjääri esimese perioodi pärast seda. Black Sabbath tegi albumeid koos teise sellise suure heerosega nagu Ronnie James Dio ja Ozzy tegi soolokarjääri, mis väljendus ka väga mitmetes ääretult edukates ja nagu siiamaani inimestega kaasas käivates lauludes. Aga kui mõelda nagu puhtalt ainult Black Sabbathi peale, siis see bänd on mõjutanud muusikat nii sügavalt, et seda on nagu üsna raske kirjeldada, sest meil on sellest ajast ja natukene varasemast ajast terve hulk bände, me mainisime siin Beach Boysi, kes väga olulisel määral ka ju on muutnud maailma muusikakäiku. Seal ümber olid enne veel Beatles'id, seal olid Led Zeppelin, seal oli terve kari bände, kes nagu sellel ajal umbes hakkas eksperimenteerima selle, et me võtame bluesi ja rock'n'rolli ja hakkame neid jõulisemalt, valjumalt, teravamalt mängima. Aga Black Sabbath oli nendest, ta oli kindlasti seal kuskil top 3 või top 5 seas, kui mõelda lihtsalt puhtalt selle peale, et mis mõju on üldse bändidel olnud tänapäeva muusikale. Ja Black Sabbath mitte ainult, me võime rääkida mingist raskest rockist, et jah, sealt arenes välja heavy metal ja stoner rock ja doom metal ja miljon tegelikult thrash metal ja miljon nagu metalli žanrid, kõik on saanud oma alguse. Enamus selle maailma muusikutest nagu tsiteerivad, et Black Sabbath oli nendele nagu ülioluline bänd. Aga see on, minu jaoks see nagu mõju on selles suhtes kaugem, et väga paljuski ka kõik see protestimeelsus ja lihtsalt kuidagi see nagu see showmanship ja kõik, mis sealt nagu tuli, et see on jällegi olnud üks nendest tõsistest alustaladest tänapäeva muusikale ja Ozzy lihtsalt oli nagu äge tüüp. Tal on väga keerulisi perioode elus olnud, kus ta on teinud igasuguseid retsi asju ja mitu korda vist ka kliiniliselt surnud olnud juba. Ja tõesti nagu olnud neid aegu igasuguseid, aga ta on olnud alati väga reflekteeriv, sissevaatav, ta jätab alati oma sõnavõttudes väga targa inimese mulje. Siia võib nüüd miljon meemi panna sellest, kuidas ta oma seal Osbourne'ide sarjas tuterdab ringi ja karjub oma naise nime, aga kui ta ütles midagi, siis see oli tavaliselt väga sisukas, ta oli alati väga naljakas, mida ka see Osbourne'ide sari väga palju ju näitab ja lihtsalt nagu tema selline tal on väga palju poliitilisi laule, tal on väga palju elulisi laule, tal on kõike läbi oma karjääri ja see on äge. Mul on alati ka väga meeldinud tema koostöö teise sellise kadunud rockikangelasega nagu Lemmy Kilmister, kes oli Motorheadi siis bassimängija ja laulja ja nad tegid koos väga palju lugusid, millest ilmselt kõige kuulsam on Mama I'm Coming Home, mis on siis sõnad on kirjutanud Lemmy. Ja nad on siis ka koos teinud sellise laulu nagu
Hellraiser, mis salvestati siis tol hetkel nagu Ozzy salvestas oma plaadile ja Motorhead tegi oma versiooni siis oma plaadile ja nüüd just vist 3 aastat tagasi tuli välja 30. aastapäev siis sellel lool ja siis võeti need salvestused ja siis Lemmi mälestuseks need pandi niimoodi kokku, et just on Lemmi ja Ozzy duett ja seda ma kuulasin terve hommiku täna, nii et ma panen sellega saate märkmetesse, et te saaksite siis seda vägevat lugu kuulata. Aga jah, siuke nagu kergelt kurb tunne. Kas sa tahad veel Ozzy kohta midagi öelda? Rest in peace. Ma mõtlesin, et ma tsiteerin siia lõppu. Ta on üritanud jah tõesti, mul on siuke tunne oma fännidega juba mitu korda hüvasti, et ja aastal 2020 tuli välja siis tema plaat, kus oli peal duett Elton Johniga, mille pealkiri oli Ordinary Man ja need sõnad mulle kohutavalt meeldivad. Ma ütlen, et ta tõesti on nagu korduvalt juba justkui hüvasti jätnud, et many times I've lost control. They tried to kill my rock and roll. Just remember, I'm still here for you. I don't want to say goodbye. When I do, you'll be all right. After all, I did it all for you. Don't forget me as the colors fade. When the lights go out, it's just an empty stage. Mis on ilus ja kirjeldab väga hästi ka seda, kuidas Ozzy ise siit elust lahkus. Ma ei tea, kas oled kuulnud siin paari nädala tagustest suurtest kontserdisündmustest maailmas, millel ei ole mitte mingit seost Oasisega. Ma nägin ühte grupi pilti, kus olid enam-vähem kõik muusikud, kes üldse olulised on või on olnud rockmuusikas, kes olid kõik tulnud kokku, et Ozzyle ma ei tea, jõudu soovida ja tänu avaldada kõige eest, mis ta on teinud. Kas sa viitad sellele või sa viitad millelegi muule praegu? Paari nädala eest toimus Black Sabbathi viimane kontsert või Ozzy viimane kontsert, kus siis laval olid kõik Black Sabbathi algliikmed ja nad andsid kontserdi. Ozzy oli laval. Ozzyl on olnud viimased 5 aastat vist juba, võib-olla selle täpse aastanumbriga ma eksin, aga Ozzyl on väga sügav Parkinsoni tõbi, mistõttu tal ei ole lihtne kontserti anda. Ta tuli lavale niimoodi sellises suures troonis, kuhu ta oli, see kõik oli väga kummastav tol hetkel vaadata. Täna see on, ma usun, enamikele väga teistsuguse nagu perspektiivi pannud, aga ta oli sinna trooni külge nagu rihmadega kinni tõmmatud, et ta maha ei kukuks nagu, sest ta keha väris. Selgus huvides. Sa räägid on ju troonist kui sellest, mille peal kuningas istub, mitte droonist. Mitte lendavast troonist. Mitte Iraani droonist, mis lendab Ukraina elumajasse. Jah, ma räägin troonist nagu troonide mäng, mille peal istutakse. Ja niimoodi nad siis esitasid oma vanu lugusid ja tõesti, seda oli nagu selles suhtes kummasti välgida, et ilmselgelt Ozzyl oli ikka väga raske seda kõike nagu ära teha, lihtsalt puhtalt nagu vaimselt ja füüsiliselt. Aga ta laulis need lood ära. See kontsert oli heategevuslik kontsert, nad kogusid üle $190 miljoni heategevuseks ja siis sellega Ozzy läkski. Nii et selles suhtes nagu üsna ilus lõpp inimesele, keda naljakal kombel nimetatakse pimeduse printsiks, hoolimata kõigest sellest toredast, mis ta elus on teinud, aga eks see on võib-olla siis ka pimeduse printsi roll. Jaa. Aitäh Ozzyle. Tere, minu nimi on Ivo Krustak. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturist. Me alustasime seda saadet pika diskussiooniga muusikast, mis on nii vana, et ei olnud meiegi elus, kui seda loodi. Vaevu olid võib-olla meie vanemad elus, kui seda loodi. Ühesõnaga me alustasime nagu rokipeerud ja sa jätkasid seda liini suurepäraselt selle introga ja asi ei lähe kindlasti paremaks. Keegi ei scratchi enam ammu. Miks keegi enam ei scratchi? Sest et alt laienevad püksid on tagasi, need imelikud nagu Spice Girls aegsed nabapluusid on tagasi. Ja peab tulema tagasi Will Smith, Wiki Wild West. Will Smith tuli tagasi mingisuguse lauluga, kus ta räägib, et ta ei suuda ilusatele naistele vastu panna. Okei, see
ja veits creepy. siis tekibki küsimus, et miks ei ole scratch imine tagasi tulnud? Kunagi oli mingisugune limonaad hull õun, kus oli ka mingisugune selline jõu, miks beat ei mölla või mingi siuke. See meie intro kõlas väga nagu see hullu õuna reklaam. Ja oli umbes täpselt sama siiras kui korporatiivreklaam, mis üritab noori kõnetada. Ja sellest me täna räägime. Naljakal kombel see saade ei lähe mitte kuidagi vähem piinlikumaks. ja selliseks, kus 2 keskealist meest üritavad mõista noori. Lihtsalt see tundus nagu õige asi, mida täna teha. Jim, kas sina tead, kes on iShowSpeed? Nüüd tean. Nüüd tead? Kas sa see ongi nagu nii naljakas selle kõige juures, et ma arvan, et täna teab enamus Eestist vähemalt seda nimetust või asja iShowSpeediga. Ma ei usu, et enamus Eestist, kus ma arvan, et see oli nagu inimesed, kes on nagu kliiniliselt online. Nii. Need inimesed said teada, kes on iShowSpeed, aga ta tantsis Kaera Jaani. No ja ikka jah, kindlasti tantsis. Ma nägin, kuidas ta tantsis jah, aga ma ei tea, ma ei usu, et ma arvan, et see lihtsalt vaata küll see häälekas enamus, vabandust, häälekas vähemus, jah, nii pidi kes teeb nii kõva häält, et jääb mulje, et tegu on enamusega, lihtsalt tegi nii palju kära selle asja ümber, et korraks tekkis tunne, et see on nüüd kõige tähtsam teema, mis Eestis üldse arutada on aastal 2025. Aga ma arvan, et 6 aja pärast ei mäleta keegi enam seda. Okei. See on võib-olla tõesem kirjeldus olukorrast kui seda, et kogu Eesti nüüd teab, küll aga kogu Eesti meedia rääkis temast paar päeva. Ja ma ei tea, millest sa ikka suvel räägid, selles mõttes juulikuu, ainsad kuumad ilmad nagu... Poliitikas ei toimu õieti ju midagi, vaatad Tallinnas täielik vaikus, kuskil midagi ei juhtu. Kas iShowSpeed saab Tallinna linnapeaks siis nüüd, kui on valimised ära olnud või? See oleks väga auh. Sorry, ma juba tajun, kuidas see vestlus ei lähe õiges suunas. Ma ei tea, see nagu vaata, sa ütlesid, et sina nüüd tead, kes on iShowSpeed, kas sa nagu, ma ei tea, mida sa tema kohta tead endiselt? Siis nüüd, kui sa tutvusid tema striimide ja Eestis käiguga. Mina tegin seda, mida iga eluga mitte kursis olev inimene oleks minu olukorras teinud. Ehk siis kirjutasin otsingumootorisse Why is iShowSpeed famous? Yeah. Ja siis viskas otsingumootor mulle ette ühe video, kus üks lahke ja abivalmis inimene vanem härrasmees seletas lahti, mille poolest see YouTuber, streamer on kuulus või mille eest ta sai kuulsaks. Ja ma saan aru, et ta alustas Twitchi streamerina, ta mängis erinevaid videomänge laivis ja inimestele meeldis vaadata, kuidas ta kettas selleks ja haukus. Ja siis sealt edasi, ma ei tea, vaatajaskond paisus nii suureks, et hakkas igasuguseid muid asju ja challenge'id veel tegema või siis kasvas vaatajaskond just tänu sellele, et ta hakkas muid asju ka tegema. Ma ei olegi nüüd kursis, kumba pidi see asi läks. Aga tänaseks me oleme jõudnud punkti, kust ma saan aru, et ta lihtsalt siis kõnnib ringi erinevates lokatsioonides ja teda jälitavad rahvamassid, kes kõik tahavad talle midagi kinkida või tahavad teda kuidagi moodi üllatada või ehmatada ja siis ta reageerib väga emotsionaalselt kõigele, mida need inimesed teevad. Sageli need asjad, mis nad teevad, on idiootsed, sageli need on ka naljakad, mingisugune absurdikomöödia on seal oluline element nende otseülekannete juures. Ja nii ta jõudiski ka Eestisse, ma saan aru, umbes mingi 8 tunniks või midagi sellist ja sõi Kristen Michaliga kohukest ja tantsis Kaera Jaani, mitte Kristen Michaliga kahjuks, vaid... Aga Kristen Michali kontori lähistel. Ja siis driftis natukene jäähalli ees. Magas vahepeal Vabaduse platsil voodis. Käis saunas. Ratastel voodis. Käis saunas Andrei Ževakiniga. Jah. Üks sild õhuti ära seal sauna lähistel kuskil. Ja, sest rahvamass nii palju inimesi tuli. Rahvamass oli siis seal purde peal.
ja siis ta läks edasi Lätti, on ju, ja nüüd inimesed on hästi tigedad, sest et see maksis 30 000 eurot või? No talle anti 30 000 eurot, et osa tema kulutustest siia tulemiseks katta vist või et teha seda kuidagi ägedamaks talle. Ma sain aru, et kõik Balti riigid maksid 30 000 eurot selleks, et teda siia saada. Aga me jõuame selleni. Klapitati kokku 3 peale 30 tonni või iga riik eraldi pidi 30 tonni panema? Igaüks andis 30 tonni. Okay. Me jõuame selle 30 tonnini, aga... Kas ta anti nagu niimoodi sularahas? Vot seda ma ei tea. Kilekotis? Ma eeldan, et kuskil peab olema mingi Eesti riigi mingisuguse dokumendi haldussüsteemi dokument, mis kirjeldab, kuidas täpselt, ma arvan, et see on kuskil seal Eesti innovatsiooni või ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuses ei saa. Et võib-olla seal kuskil on see dokument olemas, see kuludokument, et kuidas seda täpselt kanti, aga ma kahtlen, et seda sulas tehti, kuigi see oleks olnud ka äge seal video lõpus, et ta nagu reaalselt, eks ole, teeb kõik need värgid ära, siin on ju driftib ja siis selle driftimise nagu lõpus ta keerab nagu auto nagu kaamera poole, teeb akna lahti ja siis tuleb mingi Eesti ametnik, kes annab talle nagu pataka raha ja siis ta on nagu thanks, ja sõidab ära. See oleks olnud minu meelest ideaalne viis seda striimi lõpetada, aga selleks, et ka meie vanemad kuulajad siis teaksid, kellest me räägime, ma olen võtnud ette tema Wikipedia lehe, et siis nagu anda natukest informatsiooni. Tegu on 20-aastase noormehega, Darren Jason Watkins Jr., kes on, nagu sa kirjeldasid, saanud interneti kuulsaks. Tal on oma YouTube'i kanal, mida jälgivad või mida subscribe ivad 42 miljonit inimest ja millel on üle 5 miljardi vaatamise. Ja ta alustas siis nagu sellise nagu mänguri kanalina, et ta mängis videomänge ja kommenteeris neid ja ta sai populaarseks suuresti sellepärast, et ta oli siuke intensiivne, hästi energiline ja tõesti haukus siis vahepeal ja karjus ja röökis. Ja ta sai juba 16-aastaselt miljonäriks ja kõige armsam asi, mis ma siit artiklist leidsin, oli see, et esimene asi, mis ta siis selle suure rahaga tegi, oli, et ta ostis oma emale maja, mis on tegelikult väga nunnu. Ja ma saan aru, et ta on suur jalkafänn, talle meeldib Cristiano Ronaldo, mis tõttu siis ka ilmselt, ja siin ma nüüd teen lihtsalt nagu eelduse, ma ei tea, ilmselt see oli ka siis põhjus, miks tal jalkasärk oli seljas, kui ta Eestis käis. Ja põhjus, miks ta selle väikse teismelise poisi õhku tõstis kurja näoga, kui see poiss Messi maskiga ta ette ilmus. Messi maskiga? Ma ei tea, kes Messi on. Messi on jalgpallur, seda ma tean. No ma ka ei tea jalkast midagi, aga Messi, ma saan aru, on umbes sama, mis kristluses Jeesus. Ma mäletan, sellised kommentaarid olid Beatlitel hästi suureks probleemiks, aga vaatame, kuidas see siis Messi. Nii, ühesõnaga. Ja siis see poiss, kui I Show Speed pani ta maha tagasi ja küsis, et miks sa jamad muga, siis see poiss ütles, et ma tegin nalja või midagi sellist, ja siis rebis selle Messi näo maski pooleks. Ma ei saanud aru sellest üldse kõigest. Kuule, selles mõttes, et kui oleks pidanud tegema joomismängu, et võta pits iga kord, kui sa ei saa aru, mis toimub, siis ma oleks esimese 2 minutiga laua all olnud. No, ütleme siis niimoodi, et kogu see asi, mida me just kirjeldasime, see tema Eestis käik põhjustas siis päris suure diskussiooni. Nagu sa ütlesid, siis kuidas sa seda väljendasid patoloogiliselt online olevate inimeste seas? Kliiniliselt, aga patoloogiliselt on ka okei. Kliiniliselt online olevate inimeste seas, ehk siis väga siuke väikse osa Eesti ühiskonnast, sest eriti rääkides siin nagu südasuvel, kui kõik on nagu maal, et need inimesed, kes on veel siin online ja jauravad, need on ilmselt tõesti kliinilised, kes siis hakkasid nagu arutama selle üle, et esiteks üldse, mis asi see oli,
ja kas sellist asja oli siis kuidagi mõistlik teha, et noh, okei, noormees tahab Eestisse tulla ja hullata, lasku käia, aga kas seda on vaja siis kuidagi nagu, et kas tal on vaja saada Stenbocki maja nii-öelda siis seal õuel tantsida Kaera Jaani, kas tal on vaja kohtuda peaministriga kohukest süüa ja siis veel muidugi see 30 000 küsimus, et kas Eesti riigil on selle eest vaja siis maksta, et siin oli nagu see läks nagu nii koledaks ja eks ongi nagu mingid asjad, mida tegelikult eeldaks, et enam nagu mainstream meedias kunagi ei näe nagu lihtsalt nagu puhtalt ja otseselt rassistlikud kommentaarid inimestelt selle noormehe suunal. Kuni siis lihtsalt sellise nagu vanemate inimeste sellise arusaamatuse siukse tugevama väljendamise suunas, et miks see värk on ja kes ta on ja kõik see pool nagu oli siis väga intensiivne. Samal ajal tuli ka terve hulk inimesi välja, kes ütlesid, et ei, et esiteks ta on kuulus, ta on äge, ta meeldib väga paljudele inimestele, mida ilmselgelt tuli näha nendest rahvamassidest, kes tulid kokku, sest ma ei ole sellist asja tegelikult Eestis väga ammu näinud, et noortel inimestel oleks kellegi vastu nii suur huvi, et nad jooksevad mööda linna ringi ta järgi, et temaga kohtuda. Ja et see 30 000, mis siis nagu maksti selleks, et ta siin käiks ja toimetaks ja ka need nii-öelda kohtumised, mis tehti, mille läbi näidati mingil määral siis Eestit, et need olid selles suhtes nagu väärt rahakasutus, et see hulk inimesi maailmas, kelleni see info jõudis, oli väga nagu suur ja need olid just sellises vanuserühmas, kes ilmselt muul viisil täna Eesti teemadega kokku ei puutu. Et ma ei tea, kas sa nüüd nagu vaadates seda striimi ja olles ilmselt natukene nagu kuulnud sellest arutelust, et kas sina oled jõudnud arusaamani, et kas see nüüd oli hea asi või on maailm lihtsalt hulluks läinud? Ma tahtsin sult selle küsimuse esimesena küsida, et ma ei peaks vastama. Ma esiteks pean nagu sundima ennast sisenema sellesse arutellu. Ma saan aru, ma tean, et ma sundisin sind sellest rääkima. Sest et mul on siuke tunne, et ma saan ainult sõnade vahtu siin juurde toota. Ja kas see ongi meie saate point? Ma ei tea, mida sa arvad, mida me siin teeme, Jim? Ma olen hoidunud arvamuse kujundamisest. Või okei, ma valetan, sest sa oled ühes chatis arvamust avaldanud minuga. Chatis ma olin üsna nagu siuke lõõpiv ja hinnanguline. Aga okei, no mida ma arvan sellest kõigest? Ma arvan, et asjaolu, et see asi nii suure kella külge pandi, on järjekordne märk sellest, kui vaene ja väike riik on Eesti. Ja kui, et see ületab uudistekünnise. Et selline asi üldse uudistekünnist saab ületada, see näitab, kui tähelepanu näljas me oleme, kui vähe inimesed tunnevad, et meid üldse nagu nähakse ja nähakse nii, nagu me tahame, et meid nähakse. Ja sellepärast igasugune tähelepanu, mida meie riik ja kultuur pälvivad maailma areenil, on kulla hinnaga ja sellele reageeritakse nii tundlikult. Vaata ka eile selles sarjas räägiti Eestist. Jah, täpselt. Et ma ei hakka siin tooma võrdlust mingite hiigelriikidega, nagu näiteks Ameerika Ühendriigid, on ju. Lihtsalt pole mõtet. Seda pole vaja, sul pole mõtet teha kommentaari, eile räägiti USA-s telekast, sellepärast, et kogu telekas on USA. Ja, täpselt nii, on ju. Ei ole olemas olukorda, elus ei tule ette olukorda, kus ma helistan sulle näiteks ja ütlen, et Ivo, ma nägin eile ühte sarja, kus näidati USA-d või kus räägiti USA-st või siis, et Christopher Nolan tahab teha filmi, kus on 2 stseeni filmitud USA-s. Kas sa kujutad ette või siis, et Ivo, kas sa teadsid, et see kuulus YouTuber USA-s tegi striimi. Ta käis 2 tundi, kõndis Kentuckys ringi. Ja kohtus president Trumpiga. Isegi mitte presidendiga kohtus, no mis iganes, on ju. Et seda võrdlust ei ole mõtet tuua. Mida saab tuua võrdluseks? Näiteks ütleme, Jaapan on ka nagu vähemalt pindalalt selline nagu väiksema poolne riik, on ju. Rahvaarv on palju suurem kui Eestis. Majandus on suurem. Majandus on väga palju suurem. Aga ikkagi tegu on nii-öelda väike riigiga maailma areenil, on ju.
aga Jaapani kultuur on niivõrd oluline osa meie kollektiivsest alateadvusest, et Jaapan on nagu üks selliseid väiksemaid riike, mis on suutnud ikkagi kehtestada mingisuguse imago ja kehtestada sellise imago, mis on mitmekihiline, ehk siis, et see ei kätke endas ainult mingit ühte asja. Noh, et me siin sööme sushit ja ma ei tea, imetleme geishasid, on ju, et see ei ole nii mustvalge ja lihtne ja nagu kunagi Jaapanit ka muidugi meedias alati näidati. Absoluutselt, aga nad on tänaseks, kung fu ja neil on nii palju erinevaid kihte selles imagos, millest iga kiht kõnetab erinevat sihtgruppi ja millest kokku tuleb väga selline mitmekesine ja rikkalik pilt ühest kultuurist, mis on iidne, aga väga-väga tänapäevane samal ajal, mis on korraga väga arhailine ja traditsioonides kinni ja teisalt tohutult uuendusmeelne ja mitte ainult tulevikku vaatav, vaid siiamaani tundub, et isegi tulevikus elav mingis mõttes, kui vaadata tehnoloogilist poolt ja kõike seda. Meelelahutusmaailmas, ma ei tea, Pokemon on vist maailma kõige väärtuslikum IP, mis üldse eksisteerib. Nintendo on bränd, mida teavad inimesed, kes arvavad, et nad ei tea mitte midagi videomängudest, aga nad ikkagi tunnevad Super Mario ära, kui nad teda näevad, eks ole. Ühesõnaga, noh, rääkimata mangast, animest, Jaapani kirjandusest, kinost, Jaapani teatrist, Jaapani traditsioonilisest, ma ei tea, kujutavast kunstist. See on Jaapani kokakunst. Luule. Noh, absoluutselt, et ühesõnaga, see tekitab olukorra, kui näiteks iShowSpeed teeb Jaapanis väikse 2-tunnise jalutuskäigu ja hordid teda jälitavad, siis jah, mingi osa, ma ei tea, iShowSpeedi vaatajaskonnast ilmselt vaatab seda striimi ja elab sellele kaasa ja reageerib kuidagi, aga sellest ei saa nagu ülemaailmne suur nagu arutelupunkt, et kas Jaapan oleks pidanud kulutama, ma ei tea, palju on 30 000 eurot jeenides, aga selle summa sellise YouTuberi toomise peale või mitte, sest et see on lihtsalt tilgakene ookeanis, on ju. Lisaks sellele nagu enamus inimesed maksavad ise suuri summasid, et Jaapanisse minna ja ka enamus kuulsaid inimesi ja striimereid, kes seal content'i teevad, sellepärast, et sellel on intrinsic value, et sa teed seal sisu, sest inimesi huvitab Jaapan. Ja no mis veel selle teemaga haakub on, no ma nägin Siim Nestori, muusikakriitiku ja melomaani Siim Nestori, ma ei tea, väikest sükest üleskutset või hoiatust sotsiaalmeedias, kus ta oli kamminud läbi Twitteri ja vaadanud seal paljude mingite Ameerika vasakradikaalsete trollide postitusi, kus nad siis põhimõtteliselt väljendavad oma põlgust Eesti ja Eesti-suguste Ida-Euroopa riikide suhtes, öeldes asju nagu Eesti on mõttetu riik, ta on mingisugune Nõukogude Liidu selline, ma ei tea, sohilaps, et kõigepealt seal lammutas hea ja ilusa asja ära või aitas kaasa hea ja ilusa asja lagunemisele, ehk siis Nõukogude Liidule, sest need inimesed igatsevad nähtavasti kommunismi ja ma ei tea, nagu siukse kommunistlike autoritaarsete riikide tagasitulekut, et see on nagu õiglasem maailm ja see oli parem maailm nende sõnul. Et siis Eesti on just nagu siuke mõttetu kokku klopsitud tehisriik, mis nüüd siis üritab kuidagi pälvida mingit tähelepanu või leida mingit relevantsust, aga tegelikult peaks olema lihtsalt põlu all ja saama häbistatud ja karistatud. Et noh, Nestori sõnum oli see, et kui me siin oleme ka ise rassistlikud ja kitsarinnalised ja kiired hinnanguid andma, siis me tegelikult liitume sellesama meeskonnaga, kes ootab pikisilmi Nõukogude Liidu tagasitulekut ja seda, et Eesti-sugused nii-öelda tehisriigid, mõttetud maailmale mitte midagi juurde andvad riigid, et nad imbuksid tagasi sinna, kuhu nad päriselt kuuluvad, ehk siis Venemaale. Et
et me peame olema ettevaatlikud ja kuidagi teadlikud, et kuhu meie sõnad päriselt nagu välja kajavad ja milliseid selliseid peidetud hoovusi või mitte nii väga peidetud hoovusi me tegelikult ise just nagu jälle käima lükkame ka omalt poolt, kritiseerides I show speed'i teatud moel. See on see, Ivo, kui sa küsid, mida mina arvan, need on need asjad, mida ma olen nagu tähele pannud, aga nagu ma ütlesin, mul ei ole mingit meeletut arvamust peale selle, et ma arvan, et see ei ole tegelikult nii suur. Ma arvan, et see asi, mis inimesi närvi ajab, ei ole I show speed, vaid kogu see arutelu on millegi muu sümptom. Ja see miski muu on meie kurbus ja raskemeelsus, mis tuleneb sellest, et meid endiselt ei nähta maailma areenil, et me ei paista välja nii palju, kui me tahaksime välja paista. Ja siis, kui me paistame, siis meid nähakse just nagu vales valguses, et me ei ole saanud asja nagu kureerida nii, nagu meile meeldiks. Aga kuna neid võimalusi, kus maailma silmad on meie poole pööratud, esineb nii harva, siis inimesed reageerivad sellele veel eriti valulikult, et kurat, jälle lasti nagu üks hea võimalust käest või siis nagu, et miks kuradi pärast me raiskasime 30 000 eurot maksumaksja raha, et tuua üks haukuv piip siia Tallinna tänavatele lõugama ja driftima ja Miks ei tulnud mingi normaalne inimene meie laulupeole? Jah. Neid tuli päris palju. Jah, endiselt ju ilmselt Eesti kõige enim nagu sellist globaalset tähelepanu tekitav inimene on Arvo Pärt ja see tundub olevat see üks asi, millega me tahame ennast välja näidata, eks ole. Mulle nii meeldib praegu, kuidas isegi mina praegu jahmusin selle hard pivoti peale I show speed'ist otse Arvo Pärdi juurde ja see on collab, mida ma ei teadnud, et ma vajan oma ellu. See oleks väga huvitav ju iseenesest. Ma loodan, et kuidagi moodi on seda veel võimalik ellu kutsuda. See on huvitav, ma ei ole kindel, kuidas oleks võimalik Arvo Pärdi küllaltki sellisesse minimalistlikku hingelisse loomingusse siduda haukumist. Kindlasti saab. Aga see on võimalik, ma usun. Pärt on geenius, sa arvad, et ta ei oska haukumist oma loomingusse sisse siduda. Sa arvad, et see on see koht, kus ta nagu komistab ja kukub. Nüüd ei, et see ei ole võimalik lihtsalt. Universum lihtsalt ei ole võimalik. Ma pean tunnistama, et minu nagu esmane reaktsioon oli ka pigem negatiivne või selline nagu, et mis asi see on, sest peamiselt ainuke asi, mis mul tekitas kuidagi nagu negatiivset tunnetust esialgu oli see kohtumine Stenbocki majas. Et kõik muu tundus mulle jumala normaalne, et nagu noored lähevad oma iidoliga kohtumise, iidol paneb mööda linna ringi, teeb videot, see tundus nagu just part of the core, eks ole, tänapäeval nii tehaksegi. See on YouTuberid ja mitte YouTuberid ja niisama inimesed käivad mööda maailma ringi, loovad sellest sotsiaalmeedia sisu ja see tundub mulle nagu lihtsalt hästi tavaline. Aga see, et on selline esiteks, minu enda vaates isiklikult, mingisugune kuulus noor inimene, kellest ma pole mitte midagi kuulnud, mingi kõva YouTuber, ma vaatan YouTube'i, kes see on. Et nagu see esimene reaktsioon oli selline nagu küllaltki nagu kahtlev ja teine asi oli see, et päriselt kas Stenbocki maja peaks vastu võtma ja kas peaminister peaks kohtuma. Et mul oli nagu ja mul on endiselt selle osas nagu natukene kahetised tunded, sest teistpidi ma pean ütlema, et ma olen 100% nõus, et tekitada noortes inimestes tähelepanu, et selline riik nagu Eesti on, siin on siuke peaminister, siin on igast staffi. See Tallinn tundub modernne, näeb siuke nagu okei välja, et ärge kartke siia tulla, sellepärast, et see tegelikult ei ole mingisugune nagu 90-ndatel Paldiskit näidati telekas umbes, et nagu, sest hästi paljudel inimestel maailmas on endiselt täpselt see vaade meile, nagu enamus eestlased arvavad, et Hiina on mingisugune mõttetu arenguriik, kes lihtsalt saastab, selle asemel on nad tänaseks on nagu põhimõtteliselt tehnoloogiliselt juhtriik maailmas, eks ole.
et noh, inimestel või noh, samamoodi nagu eestlased arvavad Aafrikast suuresti kui ühest nagu homogeensest kontinendist, kus ei ole midagi õieti noh, nagu arenemas või toimumas, eks ja ole. lahe on see, et kui ma käisin kunagi Ghanas, sest mu isa elab seal, siis kohalikega rääkides, nemad on väga teadlikud sellest kõverpeeglist, milles neid kogu aeg nähakse ja millesse neid seatakse teadlikult või ebateadlikult. Ja need inimesed nagu naersid selle üle, et kuidas eurooplased kujutavad ette, et nemad seal elavad. Aga see on minule ka naljakas, et inimesed arvavad, et siin on endiselt 90ndate Paldiski nagu läbivalt kogu Eesti. Noh, nagu see on selle, noh, ühtepidi see on kurb, sellepärast, et ma ei taha, et nad näiteks oma, ma ei tea, maailmaga seotud otsuseid sellest lähtuvalt teeksid, aga noh, ma usun, et see on tõsi ja see on naljakas veits, et noh, nagu maailma ikka nii nähakse. Et noh, ma tunnistan, et see tegelikult kõik see asi on nagu vajalik pidevalt teha ja vajalik meid pildis hoida ja vajalik teha ja üks asi, mis väga vara kohe mu arvamust nagu muutis, oli kommunikatsioonieksperdi ja keskaja inimese Robert Reismani artikkel, ehk siis nagu ta väga kiirelt reageeris just sellele 30 000 eurole, mida pandi igal pool fookusesse, et issand, kas nii palju raha on mõtet kulutada. Issand, kas Eestis üldse oli nii palju raha, mida kulutada? Meil läks nagu pool riigieelarvet nüüd ühe noore peal. Aga ta tõi välja, kuidas noh, põhimõtteliselt vanem generatsioon ei tea sellest inimest midagi, aga ta on väga oluline inimene, tal on väga suur jälgijaskond ja see 30 000 eurot, mis maksti, on nagu peanuts selle tähelepanu kõrval, mida tegelikult saadi. Ehk siis nagu väga olulisel määral oli tähelepanus Eesti ja see 30 000 ei ole mitte midagi selle raha kõrval, mis tegelikult sellist tüüpi tähelepanu maksab. Et noh, et see oli saadud väga odavalt ja selles osas ma pean temaga nõus olema. See 30 000 ma nüüd eile just märkasin, et on siin ohus, ma saan aru, sellepärast, et vähemalt Läti on välja öelnud, et nad on kuulnud, et iShowSpeedil on plaan minna ka Venemaale, mille peale nad ütlesid, et kui iShowSpeed läheb Venemaale, siis nad ei anna seda raha. Et ma eeldan, et Eesti ja Leedu teeksid põhimõtteliselt täpselt sama otsuse ja ma arvan, et siis, et vot siin on nüüd see risk, et kui see inimene noh, ta võib-olla selline käitumine ei ole meile mingitele põlvkondadele või mingi maailmavaatega inimestele võib-olla kõige meelepärasem, et noh, käitumine käitumiseks, see kõnetab noori. Aga kui ta kõnetab inimesi ka võttes seisukohti, et aga Venemaa on ka lihtsalt üks riik, ma ei sekku poliitilistesse vaidlustesse, siis ma arvan, et meie nagu riigikuvandi mõttes ta muutub negatiivseks. Muidugi. Et noh, nagu võt need on need riskid, mis sellega kaasnevad, sellepärast, et noh, mis ma arvan, nagu minu jaoks tekitab küsimusi, on see, et et ma ei arva, et ta on rumal inimene, ta on väga edukas inimene, ta on loonud oma rikkuse väga noorelt ja see alati vajab tööd ja see alati vajab nutikust, et aru saada, mis toimib ja mis ei toimi. Aga ma arvan, et nagu noore inimese puhul, kes on noh, nagu kasvanud üles väga sheltered kontekstis just selles mõttes, et kui sa nii noorelt nii rikkaks saad, siis sul on teatud mõttes alati moonutatud maailma nägemine. Et ma kardan, et noh, ta võib olla selline tüüpiline inimene, kes näebki nagu maailma läbi oma sellise väga kitsa prisma ja see läbi sellised asjad nagu, ma lähen Venemaale ka, tal ei ole probleem. Või noh, võib juhtuda, et ei ole probleem. Ma lihtsalt tahan näha oma fänne. Jah, noh, selles suhtes nagu it's fine. See ei ole seotud poliitikaga. Jah, ma ei võta poliitilist seisukohta siin ju kuidagi. Et noh, need asjad on nagu sellised küsitavad, aga muidu ma olen Robertiga igati nõus, et see raha oli mõistlikult kasutatud, aga kogu see nagu kogemus mulle oli ka teataval määral siuke traumeeriv, sest ma sain aru järjest rohkem seda, kui vähe ma tegelikult üldse saan aru, mis enam maailmas toimub. Et noh, kui ma eeldasin varem, et ma tean enam-vähem, mida nagu noored jälgivad või ma tean, mis asjad on noorte seas populaarsed, aga see spetsiifiline nagu case andis mulle mõista, et absoluutselt ma ei tea. Et noh, ma olen alati arvanud, et ma tegelikult, ma väga hästi saan oma ammundest noortest aru, aga noh, samal ajal kuskil nagu aju taga otsas ma ikkagi mõtlen veits, et ma olen siuke nagu cool ja teadlik, ma käin ka internetis, et ma ikka nagu veits jälgin, mis need noored teevad ja tarbivad. Aga see oli nagu selline hästi tugev realization, et ei, ma tegelikult nagu pole aimu ka enam, mis on popp. Ma kirjutasin sulle ka ja meie sõbrale Hennole podcastist ei saa aru, tervitused meie sõbrale Hennole ja sõber podcastile.
kirjutasin teile, et kui ma olin vist pool sellest 38-minutilisest videost ära vaadanud, et ma ei saa mitte millestki aru ja mul on selline tunne, nagu ma oleksin näinud hallutsinatsioone. et no lihtsalt hüpates pea ees tundmatusse vette oli mul väga raske pihta saada, et mis üldse, mis üritus see oli, miks see toimus ja miks ma sellest hoolima peaksin või miks sellest nii palju räägitakse. Aga sina tõid väga tänuväärse paralleeli sealsamas vestluses ja sa ütlesid, et meie vanemad võib-olla ka ei saanud aru kunagi sellest, kui me fännasime Jackassi. Yeah. Et me lihtsalt istusime telerite ees, lõkerdasime naerda, vaadates, kuidas mingid rulapoisid, ma ei tea... Oma isa peksavad. Oma isa peksavad või nagu siis... Literally not even kidding. Või siis oma sõbra munandite külge need elektroodid panevad ja talle elektrišokk annavad. Ma lihtsalt, mis asi sa oled? Et ka see võis tunduda omal ajal arusaamatu ja vale. Aga ja täpselt samamoodi noored poisid jooksid Bam Margera järgi, kui ta käis korduvalt Eestis või on käinud. Jaa, issand, mul on täiesti meelest läinud. Ta driftis ka siin ringi autoga või ma ei tea, kas driftis, selles Kimas. Oli kunagi mingi Gumball Rally või ma ei tea, mis selle asja nimi. Nii et selles mõttes nagu ega absurd meelelahutuses pole mingisugune uus asi ja ka meie kasvasime absurdi huumori najal üles. Kui ma mõtlen ka mingite animasarjade peale, mis mind kõige rohkem kõnetasid ja mõjutasid, siis ma vaatasin paar päeva tagasi South Parki uuesti. South Park. Kas South Park on mingisugune normaalne asi või? Või kas see on asi, mida peaksid noored vaatama või? Nagu animasari, mille pilootosas pannakse, ma ei tea, 8-aastasele poisile tulnukad röövivad ära, panevad talle midagi aanusesse ja hiljem selgub, et see on üks antenn, mis tuleb teleskoobina ta tagumikust välja ja mis voldib ennast lahti satelliidiks, et saata sõnumeid siis teise päikesesüsteemi. Ja siis tema sõber saab surma, ma ei tea, pea lüüaks otsast või midagi sükest, kes on ka 8-aastased. Nad on vist 8-aastased umbes seal või 11 või ma ei tea, kui vanad. Nad on algkoolis vist, see on, kas neil oli nagu 4th grade, ehk siis nad peavad olema 11-aastased. Jah, ilmselt siis. 7, 8, 9, 10-aastased. Okei, midagi sükest. No ühesõnaga, ja sinna kõrvale veel võtta Ren and Stimpy. See oli mul nagu meelest läinud juba. See oli vist isegi sürrim kui South Park. Ma näitasin üks päev oma tütardele, kelle vanem tütar sai nüüd just 11 ja noorem on 4. Näitasin neile Instagramist ühte Ren and Stimpy klippi, kus Stimpy, ühesõnaga, kes ei tea, siis Ren and Stimpy on siuksed sõbrakesed. Mulle meeldib, et sa seletad seda lahti, sest ma arvan, et peab, sellepärast, et ma tegin ükskord nagu ühes jutus tegin nagu, varastasin Chalice'i nalja ja ütlesin umbes niimoodi, et ma olen nii väsinud, või ma ei oska enam üldse mõelda, et mu peas jooksevad ringi Ren ja Stimpy, mis on nagu põhimõtteliselt üks rida Chalice'i laulust. Ja siis nad olid nagu, kes on Ren ja Stimpy? Siis ma mõtlesin, ma ei tea, must ja valge koer, ma ei mäleta. No Ren and Stimpy on üks 90-ndate, ma ei tea, kultus animaseriaal, mille peategelased on 2 sõpra või nad on rohkem, ütleme nii, et siuksed sõbrad, kaldkriips vaenlased, sest nad ei salli teineteist silma otsaski, aga ometi nad teevad kõike koos. Ja Ren on siuke koer, Chihuahua tõugu ja Stimpy on kass. Selline paksuke kass. Ja Ren on hüsteeriline ja ma ei tea, psüühilise murdumise äärel kogu aeg. Natuke nagu Chihuahua. Ja Stimpy on siuke südamlik, sõbralik toitu, kes ei saa aru, miks ta Renni nii väga närvi ajab igal sammul. Ja siis ma näitasin oma tütardele klippi, kus Stimpy magas ja Ren oli psühhoosi
äärel ja võitles iseendaga, et mitte Stimpit surnuks lämmatada padjaga. Ja see, kui dramaatiliselt see kõik on ära lavastatud ja seda ei ole võimalik mitte millegagi võrrelda, sest et seal on rohkem alla surutud ja visuaalselt peidetud seksuaalsust kui Harri Egipti reklaamides näiteks. Sealt seksuaalsust ei ole otseselt tegelikult välja peilinud. Seal on päris palju ikka stseene, mille puhul nagu ma ei mäleta, mis seal oli, kus vist ühes Stimpi sügas Renni selga vist viisil, mis nägi välja nagu ta paneb talle taha. Seal on hästi palju sükest stseene. No ühesõnaga, et see on täiesti, see on psühhedeelne ja hullumeelsust väga kaunilt ja täpselt kirjeldav selline saaga. See oli päris hea kokkuvõte. See oli miski, mida ma vaatasin samamoodi, ma ei tea, 11-12 aastaselt ja vaatasin niimoodi, et ma lihtsalt röökisin naerda ja kukkusin diivanil põrandale naerdes, sest see kõik oli lihtsalt nii geniaalne mu jaoks ja nii naljakas ja ma salvestasin neid osi, ma ei tea, Soome TV ja MTV pealt videokassettidele ja siis tegin siukseid Ren & Stimpi maratone kodus iseendale ja ühesõnaga, et see kaar sealt tänasesse, kus iShowSpeed käib Tallinna tänavatel ringi ja haugub ja sõidab ratastega voodis mööda Vabaduse väljakut, on ju. Ei ole nagu, see kaar ei ole väga nagu kõrge ja pikk. See on tegelikult, see pool sammu ühest asjast. See ei ole isegi nii nagu jõhker ja rumal käitumine, kui me nüüd, ma ei tea, anname hinnanguid, kui näiteks see oli, kui Jackass käis ringi mööda maailma ja filmis oma videosid. Jah, kus nad, ma ei tea, lähevad elektroodid munade külge. Ja, või saadavad sõbra välikäimlasse ja siis samal ajal, kui ta istub poti peal, tuleb suur tõstuk või kraana ja tõstab selle kempsu õhku, pöörab tagurpidi ja siis peidetud kaamerad seal kabiinis näitavad, kuidas see vaene sõber kukub lakke ja kõik, mis sinna kogutud oli, sajab talle kaela ja kuidas ta seal röögib ja köhib ja oksendab. Ja me kõik vaatasime ja naersime. Ja me vaatasime seda keskpäeval, ma ei tea, mingil pühapäevasel päeval umbes, olles just tulnud õuest tuppa korraks, mugides mingit võileiba või midagi ja siis me naersime ja läksime laiali ja mängisime palli edasi, et ma ei tea. No mõtled, et see on nagu, see on oluline meeles pidada, et maailmas ei ole midagi uut. Aga siin ma arvan, et mingil määral muidugi on õigustatud küsimine, et kas maksumaksja raha peaks kasutama selliste asjade kasutamiseks oma promoks. Ja kui vaadata asjale nagu väga faktuaalselt ja reaalselt peale, et mis selle potentsiaalne mõju on, siis see raha oli väike, et seda teha. Nii et. Aga lihtsalt, et minu jaoks nagu, ütleme, kui ma Jackassist sain aru, ja nautisin, siis nüüd ma olen ilmselgelt liiga vana. Ma arvan, et ma ei naudiks täna enam ei Jackassi. Ma võib-olla saaksin sealt mingit teatavat nostalgilist sellist nagu rõõmu. Ma usun ka, et nostalgia element on seal kindlasti olemas. Aga kuna iShowSpeediga puudub igasugune nagu side, et võt sealt ma ei suuda enam leida seda, mis mind kõnetab. Ja siis sa saadki aru, et sa oled mitte ainult, et sa oled vana, seda ma olen teadnud ammu, aga et ma ei ole isegi võimeline enam suure osa kultuuriga sidet leidma. Ja see on viimane osa popkultuuri. Sellega me jõudsimegi ilusti oma tegeliku sõnumini. Me anname alla. Asi ei ole selles, et it's not lack of trying, et me lihtsalt ei suuda enam. Siin saate, see on ka ilmselt kõige suurem saade, kus ma kõige rohkem olen ingliskeelseid väljendeid vahele pannud, mis kindlasti ajab inimesi väga palju närvi. Kes oleks osanud arvata, et iShowSpeedi tegelik kingitus Eestile on see, et popkulturistid panevad pillid kotti? Jah. Ma palusin sul ka selle sama teema nagu Tuules, palusin sul kuulata sellist artisti nagu Valge tüdruk. Kas sa kuulasid neid laule tänaseks? Jaa, aga kas me teeme siia väikse pausi vahele? No teeme. Paus on läbi. Kas sa kuulasid? Oled sa pausist nüüd nagu, kas see paus aitas sul mõtteid koguda? Aitas, ma vaatasin korra aknast välja
ja hingasin sisse välja. Valge tüdruk on artist, kelle nime ma muudkui näen igal pool. Oled seda ja enne ma ei kuulanud? kuulanud teda enne, kui sa ütlesid mulle nüüd enne tänast salvestust, et palun kuula Valge tüdruku enim kuulatud laulud läbi voogedastusplatvormil Spotify. Ja ma tegin seda ja ma sain suure elamuse ja ma olen valmis rääkima Valgest tüdrukust. Kas see elamus oli positiivne või kuidas see sa oli väga kirjeldad? positiivne. Okay. See on huvitav. Minu esimene reaktsioon oli mitte negatiivne, aga ka mitte positiivne. See oli ka pigem selline nagu, et see ei kõneta mind tüüpi nagu reaktsioon, sest selle nagu, ma arvan, et selle muusika vorm oli pakendatud minule mitte sobival viisil, aga nüüd me jõuame sinna, et siin saates on neid olukordi korduvalt olnud. Näiteks, kui me alustasime popkulturistidega, ma ei hinnanud väga hip-hop muusikat ja ei kuulanud seda niimoodi omapäi peaaegu üldse. Ja nüüd ma teen seda väga palju. Samuti ma mäletan, ma arvan, et sa kuuled rohkem hip-hopi kui mina nüüd. See on võimalik. Ja, see on täiesti võimalik. Samuti mäletan ma seda, et sa võtsid ükskord, kui me veel Raadio 2 saadet tegime, kaasa ühe uue plaadi, mida sa mulle mängisid. See oli, issand, mis selle artisti nimi ja plaadi nimi oli, mul läheb see kogu aeg meelest ära. See oli üks räppartist. Tyler või? Ja, Tyler the Creatori Flower Boy, täpselt. Tal tuli nüüd uus album just välja, me peaksime sellest ka millalgi rääkima. Okei. Uuem kui Chromacopia. Jah, okay. Don't Tap the Glass. Okei, seda ma pean tänase siis kuulama. Tänase seisuga see on vist, ma ei tea, 3 päeva olnud väljas võib-olla või midagi sellist. Me räägime sellest kindlasti, aga ma pean seda kuulama. Chromacopia oli ka väga, väga hea album. Aga on ühesõnaga, et kui sa seda esimest korda mulle mängisid, siis need lood vähemalt, mis sa olid valinud, olid hästi nagu siukse räige biidiga ja seetõttu nagu mulle esmapilgul nagu eemale tõukavad, aga nüüd ta on üks mu lemmikartiste. Ja mingi veits sarnane ark oli või liin oli Valge tüdrukuga. Sellepärast, et kui ma esimest korda neid laule kuulasin, siis mu esimene reaktsioon ei olnud, et nagu õigu rumal, sellepärast, et on väga palju muusikat, mis on pakendatud selliseks rumalaks või kergelt nagu nöökivaks, nagu a la Onu Bella, on minu vaates alati nagu olnud väga okei ja väga õige ja hea ja lahe asi, mida teha. Et see nagu ühiskonna kõverpeegli värk on nagu alati hästi äge. Aga lihtsalt jah, see viis, kuidas see oli pakendatud ja ka tema nagu see target, see publikum, keda ta püüab nagu saada või kellele ta seda loob, minu hinnangul ei sisalda mind, ka täna mitte. Aga nüüd ta nagu meeldib mulle, mis on nagu teatud määral nagu veider nagu öelda, et ühest küljest ma arvan, et ma olen nagu väga kaugel sellest, keda see muusika on mõeldud kõnetama, aga ma ei tea, ma ei tea, kas ma saan sellest aru, aga see on äge. On minu kokkuvõtte Valgest tüdrukust. Oota, kas ma kujutsin ette või sa mainisid Onu Bellat siin selles? Korra, jah. Keda ma rohkem nagu seostaksin Florian Vaaliga täna kui Valge tüdrukuga, aga lihtsalt see oli nagu pigem see näide, et mulle meeldib, kui muusikas tehakse rumalat nalja, mida Valge tüdruk kasutab üsna oskuslikult ära oma sellise väga jõuliselt feministliku ja iseseisva sõnumi nagu edastamiseks. Jaa. No ma tulen siia väga värskeid muljeid jagama. Ja võt see mind huvitabki, et sa nüüd kuulasid. Ja ma pean ütlema, et mind kõnetas esimesest sekundist peale. Mulle väga meeldis just nimelt see formaat või stiil. Mis oli esimene lugu, mida sa kuulasid? See oli Härra Maaklar, ma eeldan. Mis on siis koostöös, mis selle bändi nimi on? Triibupasta. Koostöös räpikollektiiviga Triibupasta. Jaa. Et siia sinu juurde sõites ma ka veel kuulasin autos, kuidas Valge tüdruk laulis. Aia, ma sain just eluaegse trauma. Ja ma olen lihtsalt nagu... Laul, mis räägib Kubeme piirkonna vahatamisest. Ja ma olen valmis andma kõik ära talendile, kes tuleb lagedale sellise lauluga ja üldse, kes praegu sellist asja ajab, et ma tunnen väga tugevat sidet
valge tüdrukuga mis on ka jällegi huvitav, et ka sina ei ole ju jällegi see muusika ei ole loodud kõnetama ilmtingimata sind. Ma ei taha öelda, et muusika ei saa olla universaalne ja kõnetada kaugemale kõike muud, aga ütleme niimoodi, et ma eeldan, et ma isegi ei tea, miks ma seda eeldan, võib-olla ma teen liiga siin nii valgele tüdrukule kui sulle, kui endale, kui laiemale osale ühiskonnast, aga see muusika tundub olevat selleks, et kõnetada noori naisi ja anda neile nagu sõnumit, et ole iseseisev ja tee, mis sa tahad ja ära lase ühiskonnale öelda sulle, mis on nagu, mida sult peab ootama. Jah, aga ma olengi, selles mõttes siis ma olen ikkagi 100% sihtgrupp. Okay. Mitte sellepärast, et ma olen noor naine, vaid sellepärast, et see on sõnum, millele ma kirjutan alla ka siis, kui mult käed küljest raiutakse ja ma hindan ikkagi kokkuvõttes mitte seda nagu programmi, mis selle muusika taga tingimata on, seda ka, aga ma arvan, et see on ka kunstiliselt väga kõrgel tasemel. See on hea popmuusika, on ju? See on lihtsalt vahel harva, kui keegi tabab ära selle kombinatsiooni, kus võetakse see on natuke nagu siuke Trooja hobuse tehnika, nimetame seda nii, et võetakse mingisugune üldtuntud ja just nagu kahjutu stiil või formaat ja siis peidetakse sinna sisse midagi palju ohtlikumat ja provokatiivsemat ja jõulisemat, kui pealtnäha paistab. Ja siis inimesed teevad väravad lahti, linnaväravad lahti, Trooja hobune lastakse sisse ja enne kui keegi midagi iitsatada jõuab, on juba pauk ära käinud. Ja minu arust valge tüdruk täpselt seda teebki, et ta võtab nagu selle päkapiku disko, siukse mingi 90ndate siukse sündidisko mingisuguse kummituse või vaimu. See ongi huvitav, et see on veel, see on see modernse popmuusika nagu ilming, et seal on jah seda, aga seal on nagu kõike. Et see on nagu mingil määral sellist hüperpoppi, siis seda nagu nostalgia 90ndate värki, siis nagu modernseid produktsiooni, seal on nagu kõik on nagu nii üksteis otsad, et sa täpselt ei tea, mida sa kuulad. Absoluutselt. Kui ei saaks aru, et ühesõnaga, kui sõnad oleks ingliskeelsed näiteks, ütleme, ja ma ei pööraks tähelepanu, millest seal lauldakse, ma võiks ka arvata, et tegu on, ma ei tea, Grimesiga näiteks või midagi sellist. Ehk siis jah, sa mainisid hüperpoppi, et mingi väga moodne, tänapäevane selline nagu popmuusika, pop-tantsumuusika element on seal ka kindlasti olemas. Ühesõnaga, seal segatakse kokku palju erinevaid selliseid pop-tantsumuusika elemente ja kokkuvõttes see kõik kõlab, kui need oleksid instrumentaalid, siis see oleks hea muusika, mille saatel, ma ei tea, aeroobikat teha. Aga kui sa paned sinna juurde valge tüdruku ja tema kaaslaste laulu ja räpisõnad ja kuulad, millest seal räägitakse, siis see käib nii jõuliselt risti vastupidi sellele vaibile, mida see muusika just nagu kannab. Ja sealt minu arust sünnibki mingisugune plahvatusohtlik jõud ja mingisugune originaalsus, mis on korraga provokatiivne, ülimalt humoorikas, väga siiras, samal ajal väga kaval, väga intelligentne, samal ajal ülimalt labane ja loll. Ühesõnaga, seal saavad kokku nii paljud erinevad ja vastandlikud asjad, et ma olen lihtsalt hämmingus ja ma kuulan ja naeratan ja tantsin kaasa. See on tõesti nagu huvitav just ka nagu selles mõttes, et mida sa saad panna inimesed ütlema, kaasa laulma, kaasa nagu keksima ja nagu võimendama sellisel viisil, nagu umbes sama nagu kunagi vennaskond tegi refrääne, mis olid üli-catchid ja kaasakiskuvad ja laulsid me usume anarhiasse või siis Stirner, sind me austame, elagu sul hüüame. Nagu terve kari nagu inimesi pool purjakil hüppavad lauas ja karjuvad kaasa Stirner, sind me austame, elagu sul hüüame. Stirner on saksa filosoof, kes tegeles nagu egoismi, individualismi, anarhismiga, nagu what? Nagu see tundub nagu veider, nagu ala õllesummeril inimesed
kõik eksivad kaasa. Aga sa nagu suudad panna seda maailmapilti sinna kuidagi nagu, sa suudad panna selle maailmapildi oma elu elama. Ja või siis samamoodi nagu üks sellisemaid nagu küünilisemaid albumeid, mis Eestis vist kunagi tehtud on ja samal ajal nagu üks naljakamaid albumeid, mis Eestis kunagi tehtud on, Koera album Pure, kus sa said siis nagu käia kontserditel ja vaadata, kuidas nagu kari 13-aastaseid hüppavad lava ees ja karjuvad pihku, peks ja et nagu, et Valge tüdruk suudab panna ülimalt jõulise feministliku ja individualistliku nagu sõnumi sinna, kus inimesed laulavad ja hüppavad tihti kas, mis iganes nagu, kas ainete mõju all, alkoholi mõju all, lihtsalt kainena, whatever, hüppavad lava ees kaasa ja laulavad neid sõnu, sest need on neile kas naljakad või lihtsalt ägedad, aga sealt nagu sa paned neid edasi kandma tegelikult üsna sellist nagu radikaalset maailmavaadet. Ja ma ei ütle, et feminism ja individualism selles kontekstis, et nagu naisõiguslus peaks kuidagi olema radikaalne, aga jällegi paljule osale ühiskonnast ta endiselt on kahjuks. Jah, ma saan aru, mis sa mõtled. Ja selle juures on ju ka veel väga tugev selline nagu queer või kväär element või sõnum, mida ta ka väga jõuliselt et ole see, kes sa oled, see on okei. Kehtestab, et ole see, kes sa oled, just nimelt. Ja see on kokkuvõttes ikkagi niivõrd õige ja häbitu ja kuidagi ma ei leia mingit head kirjeldust tegelikult. See kõik on nii hea. Ja ma arvan, et see on meie popkultuurile hea. Ma arvan, et see on üleüldse kultuurile hea. Selles on mingisugune geniaalsus, mingi kavalus, mida kohtab harva. Ja ka see nagu puhas ülbus, mida me leiame nagu heast pungist või heast rockist. Väga hea, ja täpselt see. Sa võtsid mul sõnad suust. Et selles suhtes, et nagu me räägime feminismist mingil määral, eks ole, aga teistpidi see on lihtsalt ülbe, kui keegi laulab ilus maja, ilus tuss, hea raha, hea nuss. Nagu võtangi, mis tahan, nagu mis see sinu asi on. Kas sa oled vaadanud Harmony Korine'i filme? Näiteks ta kunagi, temast kujunes selline kultusrežissöör 90-ndatel, kui tuli välja tema film Kids. Ei ole vist tõesti näinud. Mis rääkis... Ma eeldan, et ma ei ole näinud neid filme. Võib-olla kuskil on silme. Harmony Korine on võib-olla filmikunstis keegi, kes on kandnud minu meelest mingit sarnast vaimsust või kellel on mingisugune sarnane tunnetus, mida ma tabasin ka Valge tüdruku muusikast. Ehk siis ta räägib noorte lugusid sageli ja need on väga, kuidas ma ütlen, need noored käituvad väga ebamoraalselt ja elavad ohtlikku elu ja kõik, mis seal ekraanil toimub, on just nagu šokeeriv nii mõnelegi vaatajale, ma kujutan ette, aga selle juures on ka mingisugune neid lugusid jutustatakse kuidagi mingi poeetilise tunnetusega ja mingisuguse siukse julgusega, mida kohtab harva. Nii et kokkuvõttes see ei ole nagu šokiteraapia, vaid see on just nimelt mingisugune selline värskendav slap vastu nägu. Ja ühtlasi see kuidagi mõjub väga nagu tänapäevaselt ja värskelt ja elavalt. Et ma ei teagi, ühesõnaga see on natuke kehv ja laialivalguv kirjeldus, aga Harmony Korine tuli mulle ka meelde, kui ma kuulasin Valget tüdrukut ja ühtlasi tuli meelde näiteks, ma ei tea, Eesti filmikunstist Triin Ruumeti 90ndate elust rääkiv film Päevad, mis ajasid segadusse. Kas sa seda oled näinud? Ei ole. Seal on väga vähe filme vaadanud. Ma arvan, et kui olles kuulanud Valge tüdruku muusikat, sa oled juba näinud ka seda filmi. Okay. Mul on selline tunne. Ja ongi, kui sa mainid Onu Bellat, sest et kui mälu mind ei peta, siis Onu Bella tegi väikse cameo selles filmikeses, Triin Ruumeti filmikeses. Et minu meelest seal oli mingisugune siuke
sihuke grillpidu siuksest 90ndate uusrikaste sellises eramajas, mida sa, ma arvan, kohe kujutad ette oma vaimusilmas. Ja onu Bella ka võttis viina seal sauna eesruumis. Ta võttis viina. Ja onu Bellat mainides ja Florian Wahli mainides, mina tunnen küll, et Valge tüdruk ja Florian Wahl võivad vabalt olla mõlemad onu Bella sellised kaks järeltulijad, trikster järeltulijad. Et nad mõnes mõttes jätkavad seda sama traditsiooni, kus mingisugune selline nagu üle seksualiseeritud ma ei tea, lavashow või lavapersona esitab meile siis selliseid poplugusid, mis ühest küljest panevad nagu puusa nõksuma ja jala tatsuma, aga teisest küljest panevad kulmi kergitama ja sõbralt üle küsima, et oota, mida ta just ütles? Ja see kõik on samal ajal ülimalt teravmeelne ja humoorikas. Ja kõige huvitavam selle asja juures on see, et ma just mõtlesin selle peale, selle tänase saate formaadi peale, selle peale, kuidas kaks keskealist meest räägivad noorte asjadest. Et ma arvan, et kõige nagu cringe'im asi, mis üldse võimalik on tegelikult Valge tüdruku selline süvaanalüüs sellel, mida ta tahab öelda, kuidas see pakendatud on. Nii et ma arvan, et me oleme ikkagi oma selle saate sellise formaadi täiuslikkuse saavutanud. Mis su lemmik Valge tüdruku lugu on, sest mul kujunes välja, ka mina tegelikult pean tunnistama, et ma hakkasin kuulama neid lugusid 2 päeva tagasi niimoodi põhjalikumalt, et ma olin enne kokku puutunud, ma olin enne näinud, ma olin kuulnud, ma olin teadlik, aga need lood ei olnud mind kuidagi nagu tõmmanud kaasa ja nüüd ma olen paar päeva niimoodi, täna ma olen kuulanud Ozzy Osbourne ja Black Sabbathit, aga paar päeva on ta mul seal playlistis niimoodi käinud. Mul ei ole veel lemmiklugu välja kujunenud, mulle on see nii meeldinud kõik, mis ma olen kuulnud, aga mul on tunne, et sul on oma lemmikud olemas juba. Mulle spetsiifiliselt väga-väga meeldib tema koostöötrack Meister Jaaniga pealkirjaga Rõvedus, mis on lihtsalt ääretult ägeda produktsiooniga. Seal need nagu autotunitud vokaalid, mida vahele nagu pannakse ja siis see nagu nende nagu siis selline pidev vaheldumine sellise meelega õrnalt mööda lauldud kohtadega, Meister Jaani enda nagu salmi osad, kõik see kuidagi toimib hästi sürreaalselt, aga teistpidi ääretult nagu ägedalt ja seda on nauditav kuulata. Ma arvan, et ma tean, millest see lugu võib rääkida, aga ma jätan selle viisakuse huvides enda teada. Noorus. Jah, oleks isegi veel noor. Vallatu ja noor. Aia. Ma sain ka lihtsalt siia saate lõppu veel niimoodi äramärkimiseks, et meie teise sõber podcasti Puhata ja mängida sõber Rainer Peterson ehk Pixel Pets kirjutas mulle mõned päevad tagasi siin. Ma pean kahjuks tunnistama, et ma ei ole seda veel proovinud, aga meie siis eelmises saates tõstatatud, kuidas seda siis kutsuda, siis konsoolimurele, et mida ja kus ja kuidas mängida. See on väga suur mure. Ma ei saa lihtsalt magada, sellepärast, et ma ei tea, kuidas aidata sind. Ta pakkus mulle lahenduse. Ma arvan, et see võib mind aidata. Ta pakkus mulle, et ma võiksin kasutada GeForce Now streaming teenust. Et eriti valmistas talle muret mõte, et ma hakkan Death Strandingut mängima iOS-i või Maci peal, et need ei pidanud olema õige viis seda mängu kogeda. See on nii tore, et ta seda ütles. Jaa, aga et see on siis ma ei söandanud seda sulle öelda, Ivo, sest ma ei tahtnud ma kuulsin seda kahtlust sinu hääles. Aga põhimõtteliselt on siis tegu teenusega, kuhu sa saad siduda ära kõik oma nagu mängu teenused, mida sa juba kasutad, nagu Steam ja ma ei tea, Xbox ja mis iganes kohad sul on. Ja siis sa saad neid mänge mängida niimoodi, et sa ei mängi neid oma
riistvaral, vaid need istuvad kuskil väga võimsas serveris ja need striimitakse sinu juurde. Ja see on selles suhtes huvitav, et Rainer seda mulle soovitas, sest väga pikka aega on minu ettekujutus olnud, et enamus inimesi, kes võtavad mänge tõsiselt ja ma tean, et Rainer võtab mänge väga tõsiselt ja tahab häid mängukogemusi ja ka soovitab häid mängukogemusi. Et inimesed, kes seda niimoodi nagu mõtestavad tavaliselt aastaid ja aastaid on öelnud, et see striimimise värk ei ole nagu väga hea just selles mõttes, et seal on see nagu sisendi läägid ja asjad ja kõik, et see ei ole nagu hea kogemus, aga ilmselt siis on need teenused nii kaugele jõudnud ja ilmselt ka Rainer mõtles selle peale, et milliseid mänge mulle meeldib mängida. Et ehk nende puhul see nagu mikrosekundi või nanosekundi täpsus ei ole kõige olulisem ja ma tõesti mõtlen, et see võiks olla päris hea lahendus, mida proovida. Et kui sealt läbi on mul võimalik mängida siukseid AAA mänge, mida ma muidu oma arvutis ei saaks ja seda nagu teha sellisel kuluefektiivsel viisil ilma, et omale veel mingeid seadmeid juurde ostmata. See võiks olla päris hea lahendus, nii et ma kindlasti proovin seda järgmine kord, annan teada. Väga põnev. Hoia meid kursis arengutega. Ja järgmine kord muidugi saab olema ilmselt mõne aja pärast. Või kuidas me seda nüüd mõtestasime? Jah, siia saate lõppu. Esiteks, aitäh Rainerile abistava nõuande eest ja ma olen ka nüüd väga põnevil, et mis sellest Ivo konsooli elust edasi saab. Aga mul on tunne, et see nõuanne nüüd loksutas midagi paika, saame näha. Aga et siia saate lõppu veel nii palju siis meie järgmistest plaanidest, et sünnipäevasaadet me endiselt mõtleme teha. Ilmselt me peame tegema siukse topelt sünnipäeva, sest eelmine sünnipäev jäi pidamata. Aga me ei tee seda tavapärasel ajal jaanipäeval, sest jaanipäeval on juba teist korda möödas. Tavapärane aeg, sellepärast et meie need sünnipäevad on olnud nagu aastast aastasse väga erinevatel aegadel. Aga soovime seda teha, kui me oleme tagasi ja me oleme tagasi nüüd septembris. Et me võtame nüüd, teeme väikse pausi, siin on vaja suve lõppu nautida, aga on vaja teha ka muid asju. See on selles suhtes naljakas, et me otsustasime seda kommunikeerida, sellepärast et see nagu, ma usun, et kui inimene nagu kuulaks praeguse saate ära ja siis jääks järgmist saadet ootama, see tuleks näiteks septembris, siis ta oleks nagu, et jah, popkulturistid tavaliselt nii annavadki oma saateid välja. No, me oleme enam-vähem püsinud siukses rütmis praegu, et korra kuus tuleb uus osa, et nüüd tuleb nagu suts pikem paus ja tahaks teha siis selle sünnipäeva chillikastme eri ja tahaks ka läbi mõelda ühe uue sellise arengu või plaani, mis on meie lauale potsatanud. Sellest kõigest räägimegi lähemalt ilmselt siis septembris, kui me oleme tagasi. Tegemist on igal juhul põneva plaaniga. See ajab meid elevile, aga natuke nõuab sellist läbimõtlemist. Ja seetõttu praegu pikemalt sellest ei räägikski, aga ma võin kinnitada, et see on ikkagi selline põnev ja positiivne areng. Nii lahe, et sa tiisid seda ette arvestades, et nagu pärast meil ei olegi midagi rääkida. Ja tulemus võib olla ka see, et me jõuame lõpuks punkti, et see plaan sellisel kujul ei realiseeru, aga on üks mõttekene meil siin peas veeremas. Sellest kõigest siis juba lähemalt septembris. Kas sa tahad ka midagi ilusat siia lõppu öelda, Ivo? Ma ei tea, mulle meeldib see mõte, et me korraks puhkame ja hingame, sellepärast, et mul väga-väga pikka aega ei ole nagu puhkust olnud. Ma olen siin veel viimaseid päevi nagu töömeeleolus ja ka lähen nagu päris sellisele tööst puhkusele, nii et ehk on ka paslik teha saate vahel puhkus, et ma juhtusin paar päeva tagasi kokku. Me täna väga viitame meie sõber podcastidele. Kohtusin juhtumisi
tema töökohas Märt Belkiniga, kes on meie sõber podcast'i. Ma võtsin selle nagu nüüd lihtsalt üles, et nad on meie sõber podcast. Ma ei tea, kas nad on, kas nemad ka tunnevad nii, aga siis see on Suvariigi saatejuhi juurde, kes ka otsustas, et nad tegid oma saatest väikese pausi, ütles, et see on tegelikult andnud siukest nagu on olnud päris hea siuke kerge hingamine teha. Jällegi ma ei saaks tunnistada, et popkulturistide salvestusgraafik on olnud ääretult tihe ja nõudlik, aga ikkagi on lihtsalt hea teada, et korraks on selline puhkemoment. Just. Ja ma loodan, et ka teie, kallid kuulajad, saate puhata, saate vaadata oma vabal ajal palju iShowSpeedi striime ja kuulata Valget tüdrukut. Nii ilus, et me oleme seda saadet nii kaua teinud, et me suudame ette ennustada, mida teine inimene tahab muliseda siia lõppu. Teineteise lauseid. Ja. Ilusat hilissuve, kallid kuulajad. Kohtume septembrikuus, kui kõik on uus.